Tere, head vaatajad! Käes on Kirkuse kiitluseks saate järjekordne osa. Ja täna olen stuudiosse külla kutsunud ühe naise, kes juba varasemalt on ka olnud siin meie keskel, aga keda on alati põhjust tagasi kutsuda. Ja mul on hea meel tervitada siin laua ümber Helina Voognet. Tere! Nii hea meel, et sa tulid tagasi. Ma usun, et sulle meeldis esimene saade, millega me seda sari alustasime. Kogu see sari meeldib mulle, et siin on vahepeal väga-väga põnevaid külalisi käinud, nii et siin on sisu päris palju, nii et hea meil on nüüd ise olla siin natuke väikse värinaga. Just, ja Külvi, sina oled ka ustavalt igas saates kohal, aitäh sulle. Suur rõõm. Meie tänane naine on nüüd mõnes mõttes täiesti unikaalne, sest et ajaloos on olnud ikkagi väga vähe selliseid naisi, kes on sellise poliitilise ja vaimuliku autoriteedi tipu saavutanud, nagu on Deborah. Ja ma mõtlen, et innustada näiteks kogu rahvast ja mehi võitlema viimse veretilgani vabaduse eest ja selliselt koondama suuri masse. Ühe naise jaoks ei ole päris tavapärane amet. Ma mõtlen, et äkki Jeanne d'Arc võis olla see, kes vaatas Deborah poole samuti ja mõtles, et see on võimalik, kõik on võimalik ühele naisele, kes usub, et Jumal on teda läkitanud mõne võib-olla täiesti unikaalse missiooniga. Et jah, me läheme täna nüüd kohtumõistjate raamatusse. Ja ma arvan, et meie vaatajate seas on inimesi, kes tegelikult üldse ei tea, mida tähendab üldse kohtumõistjate aeg Iisraeli ajaloos. Võib-olla, Helina, sa natukene teed sellise sissejuhatuse, et kes olid need kohtumõistjad, mida nad üleüldse nagu tegid? Et see kohtumõistjate periood oli siuke üsna unikaalne aeg Iisraeli ajaloost, et see oli siis veel enne, kui Iisrael oli kuningad, et hiljem tuleb ju Taavet ja enne seda juba Saul ja nii edasi, et tuleb siuke kuningate ajastu, aga see oli siuke ajajärk, mis oli siis enne sellist monarhia tekkimist Iisraelis. Ja kui te loete piiblist, siis seal päris palju mainitakse sellest, et see oli päris raske ajajärk, et sel ajal ei olnud kuningati, see on kirjutatud siis hiljem, keegi vaatab sealt kuningate ajast tagasi, kui asjad on seal kuningate ajal võib-olla natuke rohkem korda ja struktuuri, et siis mitu korda on öeldud, et sel ajal ei olnud kuningat Iisraelis, igaüks tegi, mis ise tahtis, et ja kui igaüks teeb, mida ise tahab, siis üldiselt asjad on täiesti kurjad ja on keeruline olukord ja samamoodi oli ka siis vaenlaste mõttes, olid palju siis poliitilisi vaenlasi ja sõjalikke konflikte ja siis Jumal kutsus aeg-ajalt esile selliseid inimesi nagu kohtumõistjad on neid kutsutud siin. Et toimus ikka seesama tsükkel, et Iisraeli rahvas sattus kuskil hätta, siis kuna nad olid Jumala maha jätnud, seal segunesid teiste rahvastega ja siis palusid Jumalat appi ja Jumal tuli ja saatis mõne kohtumõistja ja siis see nagu nad päästis neid. Aga siis see kohtumõistja ei olnud, võib-olla meie mõtleme kogu kohtuniku, et keegi ütleb, ma ei tea, filmist veel lokkide ja selle haamriga, aga et kohtumõistjad tegelikult olid pigem väejuhid ikkagi, et enamus kohtumõistjad olid väejuhid ja selles mõttes Deborah ongi üsna harukordne, et ta tegelikult mõistis ka kohut, et siin on see kirjas, et piiblis, et ta oli seal palmi all, oligi seal oma, kus ta määraski, et jah, see on õige, see on vale, siin selle lahendame nõnda, et selles mõttes üsna harukordne, aga üldiselt nad olid siuksed pigem nagu suguharude juhid, kes juhtisid siis Iisraeli sõtta. Ja neid kohtumõistjad oli hästi erinevaid, mõned head, mõned halvad, me tihti idealiseerime neid natuke liiga palju, võib-olla Gideon näiteks mõtleme, küll oli hea kohtumõistja, temal oli probleeme näiteks meelekindluse või julgusega, pani seal Jumalat kogu aeg proovili, kuigi Jumal oli väga selgelt öelnud talle, mida tegema peab, või Simson näiteks siis, kes kui vaadata tema toimetamist, siis ta ei vastanud isegi sellele, et kuna ta pidi olema nasiir, seal on väga konkreetselt, see on siis üks vanne, mis on võetud, et sa jälgid väga teatud reegleid, siis ta neid peaaegu kõik eirasin edasi. Et need kohtumõistjad ka ei olnud mingid ideaalsed inimesed, aga et siis kedagi ta Jumal kasutas tolles ajahetkes, et Iisrael tuua sellest kitsikusest välja. Ja neid kitsikusi oli siis palju ja see käis suht lainetena. Me räägime, eks ju, ajast, mis oli mingi 13-12 sajand enne Kristust, kui Iisraeli rahvas oli siis jõudnud oma maale nii-öelda ja Jumal oli andnud neile käsu, et iga suguharu peab vallutama endale oma ala ja peale esimeste võtmelinnade vallutamist nad siis hakkasid kõik toimetama seal oma alal ja oli nagu hästi huvitav siia juurde võib-olla ütelda, et seda konteksti anda, et mida Jumal käskis tegelikult Iisraeli rahval teha oli ju see, et nad pidid oma vaenlased ära hävitama. Aga mida Iisraeli rahvas ei teinud sageli oli see, et nad jätsid need vaenlased endi keskele alles.
ja nüüd nendega seoses tekkis nagu täpselt seesama klassikaline olukord, et nii kui Iisraeli rahvas muutus Jumala suhtes sõnakuulmatuks, siis need vaenlased hakkasid nagu üles tõusma ja hästi huvitav, et piibel ütleb, et Jumal müüs nad ühe vaenlase kätte või Jumal müüs nad teise vaenlase kätte, ehk siis ta kasutas neid rahvaid just nagu nende mõjutamiseks, distsiplineerimiseks. Ja oli nagu selline klassikaline patu ja ütleme sellise patutsükli teke, eks ole, et kui me nüüd kohtumõistjate aega nagu üritame meenutada, et seal juhtus see korduvalt üks ja sama ring, et see vaenlane rõhus, Jumala rahvas kannatas, siis toimus mingisugune meeleparandus just nagu, nad hüüdsid Jumala poole, anusid, Jumal tõstis üles kohtumõistja, kes vabastas Iisraeli rahva sellel hetkel ikkagi taaskord, Jumala arm oli jälle nii suur, siis oli natuke aega rahumaa peal ja siis hakkas see asi jälle nagu otsast peale. Nii et see nagu oli siis käinud juba tegelikult 3 ringi sellel uuel maal, kus nad olid siis elama tulnud, 3 erineva kohtumõistja. Aeg oli möödas ja Debora oli siis, kui ma ei eksi, vist 4. kohtumõistja, kelle Jumal tõstis üles nüüd. Kas kohtumõistja mõni naine on veel olnud, kas sa tead ajaloost? Minu teada mitte. Ei ole. Ja mis on Debora puhul väga eriline on see, et ta on ka prohvet. Ta on prohvet ja kohtumõistja samal ajal. Et tegelikult seda öeldakse ainult Samueli kohta veel ja keegi oli vist veel. Aga ühesõnaga väga haruldane seisund selline. Mooses ja Samuel. Nii et ta on nagu kõige tippudega võrreldav selles mõttes, kuidas Jumal teda funktsioneerima pani. Nii et see kestis 600 aastat, see kohtumõistjate periood ja selle aja sees siis me teame üks naine, kes siis oli tõstetud sellisele positsioonile. Ma võib-olla lisan sellele kogu selle olustikul veel juurde seda, et need muud rahvad ei tulnud lihtsalt räävita, sellepärast neid muud rahvad, aga just oligi see, et Iisraeli rahvas nagu kippus üle võtma nende kombeid ja mitte järgima Jumala, sest miks neile see tõotatud maa oli antud, nad elaksid Jumala rahvana, aga nad väga palju siis kukkusid läbi selles ülesandes ja pigem hakkasid elama nagu need muud rahvad. Ja Jumal, nad ise olid lubanud, Jumal, me elame sinu käskude järgi ja nad ise murdsid see lepingut, et sellepärast Jumal sai ka nagu neid korrigeerida, et nad pidid olema selle Jumala missiooni kandjad seal, aga nad tihti unustasid selle ära. Ja prohvetid, kes kui rääkida, siis ju prohvet ei olnud tol ajal, eks ju, siukene ennustaja, et ma vaatan siin oma kristallkuuli pealt, ma vaatan tulevikku või et need prohvetid tegelikult pigem tõlgendasid seda, mis toimumas on ja andsid rahvale edasi seda Jumala sõnumit selleks ajaks, mis praegu meid on, et nad nagu paljastasid sellist rahva ülesastumist, kutsusid meele parandamisele ja samas nad loomulikult hoiatasidki, et mis siis juhtub, kui me rikume seda lepingut, mille me ise oleme nagu nii-öelda alla kirjutanud ja lubanud olla Jumalaga selles lepingus. Nii et selles mõttes nad olid rohkem selliseid eelkõige ikkagi siuksed paidlasta seda korruptsiooni ja ebaõiglust, nagu mis ühiskonnas nagu tol hetkel aset leidis. Ja võib-olla Helina sinu jutu juurde tagasi tulles, et kas pole see ju sarnane tegelikult läbi ajaloo kogu aeg ka kristluse ja kristlastega, et Jumal tõstab kellegi ülesse, kes räägib taevasi asju ja räägib sellise tugevuse ja võidmise või sellise meelevallaga. Jeesus ise oli üks nendest, kelle Jumal saatis, eks ju, ja ta päästis inimesed. Aga siis meie patt ja meie segunemine selle maailma viisidega taas tahab selle ära röövida, kuni jälle Jumal tõstab kellegi üles, eks ju. Et Jeesus on meie jaoks tegelikult siis see nagu kõrgtipp nendest kohtumõistja, prohvet, kuningas, kõigist asjust, eks ju. Aga me näeme seda mustrit nagu arenemas just inimkonna seisukohast. Et me muutume jõuetuks ja hakkame hävinema, kui me ei pööra tähelepanu sellele, mida me oleme kuulnud Jumala käest. Ja see oli siis kas kiiremini või aeglasemalt juhtus. Enne Deborat oli siis 80 aastat olnud seda rahuaega, millal Iisraeli rahvas tõenäoliselt tõesti oli ustavad Jumalale, kuni ühel hetkel taas kord
tõenäoliselt mindi üle piiri ja me teame, et tegelikult abielluti, eks ju, kohalikega, seguneti, võeti omaks nende jumalused ja kogu seda rüvedust ka, sest et ebajumala kummardamised ei olnud mitte lihtsalt niisama kujutäis kummardamised, vaid sinna juurde käisid ka seksuaalsed tegevused, riitused, nõidused, mis on nagu tõeliselt tõsised asjad, eks ja ju. laste ohverdamised. Laste ohverdamine. Ja seda Iisraeli rahvas hakkas jälle tegema, eks ju. Just. Ja ühel hetkel Jumal näeb, et te hukkute selliselt. Ja nüüd see 80 aastat oli siis sellist õndsat aega, me loeme, et see eelnev kohtumõistja Ehud oli seal üks selline, kes hästi pikalt suutis Iisraeli rahvast kuidagi hoida või tänu kellele on Iisraeli rahvas sai rahu. Ja nüüd me loeme, Iisraeli lapsed tegid jälle, mis kuri oli Issanda silmis. Ja nüüd me edasi loemegi, et Issand andis nad Kaanani kuninga Jaabini kätte. Jällegi huvitav, kaananlased oli tegelikult vaja ära hävitada, aga seda ei tehtud. Ja ta valitses Haasoris, tema sõjaväe pealik oli Siisera. See Siisera on nüüd üks mees, keda me saame siis täna veel nimetama. Ja huvitav on ka see, et Iisraeli lapsed tegelikult või kannatasid ikka päris kaua enne, kui nad hakkasid hüüdma Jumalat. Et ma vahel mõtlen, et me lepime nagu selle oma enda patu sees elamisega ära, aga me ei pöördu nagu Jumala poole kohe. Vaid siis, kui me oleme juba piisavalt kaua kannatanud, et nüüd ma enam ei suuda, eks ju, et nüüd ma hüüan. Et ma arvan, Jumal võiks tegelikult ja võib-olla tuleks appi palju varem. Aga ta ootab, millal inimesed päriselt hakkavad hüüdma. Ja seekord me loeme, et oli 20 aastat see periood, kus kannatati ilmselt väga kurja ülekohut. Mida me selle Siisera kohta nagu üldse teame? Tundub, et ta oli siis, eks ju, selle kuninga sõjaväe pealik, tundub olevat, ta oli julmur, tegi tõenäoliselt väga palju vägivaldseid tegusid ka Iisraeli rahva kallal, et kas selline sul on mingit infot, et mida selle mehe kohta räägitakse? Otseselt nii palju ei ole, ma mõtlen lihtsalt seda, et kõikide nende rahvaste ja ka nende väepealidega tegelikult Jumal küll valis ühe rahva, Iisraeli rahva, kelle peal justkui demonstreerida, milline võiks olla siis see üks rahvas, keda Jumal valitseb. Et milline võiks veel näha, aga samas Jumal on oma lugu teiste rahvastega ka ja teiste inimestega tegelikult. Et ma kujutan ette, et see võib-olla Jumal oli midagi kõnelenud Siisarale, andnud talle võib-olla võimaluse näiteks, aga seda ma ei tea, ma lihtsalt spekuleerin, aga ma kujutan lihtsalt ette, võttes ka seda, et mis Jumal ütleb siin, et ma olen teid Iisraeli rahvast valinud välja mitte sellepärast, et teie olete paremad, vaid lihtsalt, et teie viletsate peal näidata, milline võiks olla siis see minu kuningliik. Aga mul on oma plaan teiste rahvastega ka, et kui seal mingid rahvad ära hävitatakse, samamoodi seal tõotatud maal, siis lihtsalt nende patuse anum oli saanud täis. Et see ei olnud nagu sellepärast, et tee pealt eest ära. Ja just, et mingid tore, armas, idülliline külakene on siin hoidjate meil tee peal ja puhv on ju. Aga et just seesama, kõik need ohverdused ja ebajumala teenistus, mis kõik toimus ja need jõledused, et see karikas oli täis ja ma arvan, selle Siiseraga sama lugu, et see karikas lihtsalt oli täis ja Jumalal lihtsalt, okei, ma näitan, et mina tegelikult olen Jumal ja ma valitsen, mitte et ma nüüd näitan kui kättemaksu himuline või mis iganes ma olen, aga lihtsalt see õiglus nõudis seda, et temaga juhtus nii, nagu see juhtus. Ja nüüd tekstis tulebki koht, kus on juttu Deborast. Tuleb esile Debora, lapidoti naine. Mis see Debora võib tähendada? See nimi on ka hästi huvitav tegelikult. Debora tegelikult tähendab mesilane. Jah, või kimalane või mesilane. Isegi kusagil on olnud herilane lausa, aga ma ei ole kindel, et kui oluline. Mesilane on tähendusega. Mesilase tähendus siiani vahel öeldakse inglise keeles vähemalt queen bee, mis tähendab seda, et nagu me teame, mesipuus, ema mesilasel on nagu üli oluline roll, et kõik tehakse selleks, et teda kaitsta, sest et selle mesipuu elu nagu sõltub sellest. Nii et teatud mõttes see oli kindlasti hellitusnimi ka, aga see tähendab seda, et see on üks oluline ja hinnaline
tegelane, kellele on antud tarkust, mis hoiab nagu ühiskonda paigas, nii et see on väga tähendusrikas nimi. aga kellel on nõel? Kellel on nõelata? Aga need emad vist ei nõela tavaliselt. Vot nüüd siit mul lõpeb mina ära. ei ole seda kuninganna osa seal näinud, aga just, et kui üldiselt mõelda, siis kõik need mesilased, herilased, nad on tegelikult varustatud ühe sellise. Minu teada need emad, vot nüüd on vaatajatele kodutöö. Uurige, minu teada need emad ei tule üldse kunagi välja sealt. Nemad on täiesti, need on eluliselt oluliselt, et see mesipuu jääks üldse püsima. Aga võib-olla nad vahel kedagi sutskavad, seda ma ei tea. Aga lapidotini meil on ka huvitav tähendus. Et see on siis keegi, kes on tuline või põlev või selline väga kirglik. Nii et mõnikord mõeldakse, et see lapidoti naine, kas see tähendab, et ta mehe nimi oli lapidot ja selle tõttu öeldakse nii, või lapidoti naine selles mõttes, et üks tuline ja kirglik naine, aga no võib ka mõlemat pidi võtta. Ja seda ma olen ka kuulnud, seda lapidoti osa või arvatakse, et see on mingi koht, kus ta oli pärit, kuigi, aga seda ei ole leitud nagu sihukest kohanime kuskilt piiblist. See nimi Deborah veel ma lisan, see sõnast, võib-olla tuleb ka sõnast tabar, mis on siis sõna või rääkima, et mis läheks ka nagu kokku tegelikult sellega, kes ta oli, kuna ta oli ju prohvet ka. Ja mõnes mõttes ta oli mitte ainult prohvet, vaid ka lisaks veel ülistaja ja laulukirjutaja. Et see järgmine peatükk, seal on Baraki ja Deborah laul tegelikult ju, kus nad ülistavad Jumalat kõige sellest, mis Jumal on teinud ja kirjeldavad seda, mis juhtus. Nii et selles mõttes, et kuna see heebrea keel on selline, et seal ei ole neid siis täishäälikuid, eks ju, ei ole ju kirjas, et meil lihtsalt on DBR ja siis me peame selle nime sealt üles leidma. Ja mitmeid tähendusi ongi nimedel tegelikult ka. Ja ta siis on ka rabiinlik traditsioon, ütleb, et ta oli siis see koguduse telgilampide eest hoolitseja, nagu see nimigi, eks ju, ütleb see valgus või tõrvik. Et kui see nii näiteks oli, et ta hoolitses nende lampide eest päris otseselt, siis see tähendab, et ta hiljem sai kogu Iisraeli rahva vaimulikuks selliseks valguseks. Hooldas. See ei juhtunud ja ka kohe, eks see oli, ma arvan ka aeg, kus see naine nägi seda rasket rõhumist ja aega ja tema Jumala tunnetus ja kutsumine tõenäoliselt ka käis omas protsessis, oli kuni ühel hetkel, oli ta jõudnud sinnamaani, et rahva usaldus oli tema vastu, mingil põhjusel ta oli ikkagi saavutanud selle usalduse. Ta võis olla siis, ma kujutan ette, väga tasakaalukas, karismaatiline või vähemalt oskas ennast võib-olla väljendada, sest kohtumõistjate juurde tuldi ju, eks ole, ka oma mingite muredega. Deborah juurde jah. Ja see on huvitav, et teised kohtumõistjate juurde ei tuldud. Sest et ta oli, mina teada, isegi ainuke kohtumõistja, kes päriselt ka kohut mõistis niimoodi. Et ta andis ka nõu nagu Mooses selles mõttes, mitu korda on see läbi käinud ka Mooses ka lahendas Iisraeli sükseid kohtuasju või nende tülisid ja mingeid teemasid, et samamoodi siis tegelikult ka Deborah, et seal Deborah kohta tegelikult ei ole ka kirjutatud piiblis mitte midagi halba. Et kui sa nende teiste kohtumõistjate kohta võid leida ühte kui teist, et võib-olla see oligi see, et miks ta toimis ka sellise meie mõistes kohtumõistjana, et just kui tema see karakter oli selline, et ta oli, nagu sa ütlesid, tasakaalukas, ta kindlasti väga tundis Jumalat hästi, usaldas teda, et kui ta siin hiljem läheb sõjaväljale kaasa, et see tähendab seda, et ta peab teadma Jumalalt, et see on kindel sõna, et minna, et ma ei kujuta ette, et kui ma olen nii-öelda vaimulikus ametis, et ma lähen siis kuskile eesliinile kaasa nagu päris sõtta. Väga sisendusjõuline pead olema, et veenda inimesi, öelda neile, et nüüd tuleb minna ja inimesed võtavad selle sõnumi vastu, ehk siis ma arvan, ta oli ka selline hea esineja selles mõttes nagu, et kui sa pead selliseid suuri sõnumeid välja ütlema, siis mitte igaüks ei ole loodud masse endaga nii kenasti nagu kaasa haarama, et selleks on sükene. Oleneb. Ma igaks juhuks ütleksin seda ka, et ma olen näinud inimesi, kellel on võime väga lihtsalt, väga sügavaid asju selliselt väljendada, et see puudutabki rahvast. Ilma, et ta esineks, ütleme see sõna lihtsalt. Mitte halvas mõttes esinema, vaid just. Sest mõnel on tõesti talent, ta oskab nii-öelda kihutada rahvast üles õigel ajal või rääkida ilusti. Aga ma arvan ka seda just, mida sinagi ütlesid, et see Jumala tundmine ja selline prohvetlik vaim, mis tema peal oli, teda kutsuti prohvet Deborah, et siis kui ta midagi ütles, sellel oli kaal täiesti kaasas. Et see, et ta ütleb, et minna, tema ise ju saadab Barakile järele ka, eks ole, et ta on initsiaator. Ma mõtlen, et tegelikult Jumal ei anna ka tavaliselt väga suuri ja kaalukaid ülesandeid kohe nagu nullist.
vaid enne seda ta ikkagi küpsetab selle inimese nagu võimet mõista, osata koostööd teha, nii et ma arvan, et Deboral oli juba eelnevaid ülesandeid seal rahva keskel, mis juba tõestasid, et ta on suuteline kuulma Jumalalt ja viima täide neid ülesandeid ja nüüd, kui siis Jumal andis talle ühe sellise assignmenti või ülesande, et nüüd kutsu kokku 10 000 meest ja minge ja sõdige vaenlaste vastu, ma arvan, et see oli mingi protsess, kus Deborah oli tegelikult juba eelnevalt läbi katsutud ja treenitud. Ja ta pidi tegelikult tundma väga hästi ka ju Moosese seadust, et kui ta on kohtumõistja, siis tegelikult ju seal on seadus, mille järgi, et nüüd teeme nii, nüüd teeme naa ja seal ka muud seadused, mis seal tollel ajal ümber olid. Et ses mõttes ma ei saa öelda päris, et ta tundis piiblit hästi, sest tolle niisugust piiblit, nagu meie teame, nagu tolle hetkel ei olnud. Aga ju Moosese seaduse raamatud olid juba olemas. Et ta pidi, vähemalt see seadus oli tuntud, et järelikult tundis ka Jumala sõna hästi. Ja mitte ainult siis lihtsalt, et selles mõttes ma olen väga nõus sellega, et seal pidi olema mingi ettevalmistusperiood ja piiblis me tihti ei loe mingitest asjadest, mis ei tähenda seda, et sükest asja nagu enne ei olnud, et just, et ta ei tulnud nagu tühja koha pealt. Isegi see lampide süütamine seal. Ja siit me tegelikult jõuamegi järgmise hetke juurde, kus Deborah läkitas käskjala ja laskis kutsuda oma armee kindrali Baraki. Ma loen siit kohtumõistjate 4, alates salmist 6. Ja Deborah läkitas käskjala ja laskis kutsuda Baraki, Abinoami poja, Naftali Keedesist ning ütles temale: eks ole issand Iisraeli Jumal käskinud, mine rända Taabori mäele ja võta enesega kaasa 10 000 meest naftalilaste ja sebuloonlaste hulgast. Siis juhin mina su juurde Kiisoni jõe äärde Siisera, Jaabini sõjaväe pealikku ning tema sõjavankrid ja väehulgad ja ma annan ta sinu kätte. Ja Barak vastas temale: kui sa tuled koos minuga, siis ma lähen, aga kui sa ei tule koos minuga, siis ma ei lähe. Ma mõtlen, et see tekst nagu tegelikult näitab seda, et ka tema sõjaväe kindral usaldas Deborat niivõrd palju, et ta oli nõus minema seda asja tegema. Aga nüüd oli see huvitav nüanss, mis mind on pannud mõtlema, et kas tema usk oli ainult see Deborah usk, et natukene selline teise inimese peale toetuv usk või kuidas teie seda Baraki vastust kuidagi olete tajunud? See on väga hea küsimus tegelikult. Ma niisuguse nurga pealt ei mõelnudki seda osanud mõelda. Sest et tegelikult ju Jumal andis Deborale strateegia, et kuidas peab minema, kogunege, just nagu sa just lugesid sealt, et kogunege sinna mäe otsa ja et see oli siuke nende territooriumi serval ja seal pakkus head vaadet välja, et tegelikult oli olnud nagu Deboralt siis konkreetsed juhised, oli ka mingi strateegia, mingi plaan ja nüüd küsimus ongi, et kas siis Barakil oli nii suur respekt Jumala vastu ühelt poolt, et okei, äkki ma teen midagi valesti. Deborah teab, võtame ta kaasa või siis just see, et kui Deborah on seal, kes on nii Jumala tundja ja hea, siis meil läheb hästi, sest et Jumal ei laseks ju Deborahile midagi halba juhtuda. Et selles mõttes, jah, see on hea küsimus sealt. Et selline natuke toetumine, eks ju, teisele ja veel nagu naisele. Jah, sest teisest küljest ta tõesti ütleb, et kui sa ei tule, siis ma ei lähe. Just. Et see on päris karm ütlemine, see tähendab seda, et isegi kui sina ütled, et Jumal mind on saatnud, ma ikkagi ei lähe, kui sa ei tule. Nii et see on tõepoolest peaaegu nagu ebakindlust minu jaoks nagu näitab, et mul on sind vaja, kui ma olen väljal, selleks, et saada pidevaid instruktsioone. Et sina oled minu nagu see, kellele ma saan sel juhul vaimulikult toetuda. Ja tõsi on see, et iga sõjaväe pealik ei ole võib-olla püha vaimuga ja Jumala sõnaga niivõrd kursis, kui siis Deborah oli. Et ma arvan, et see oli küll. Aga nüüd vastus on ka ikkagi põnev, eks ole, et selle peale Deborah ja ütleb jälle Jumala vaimust, sest näha on, et nii täpselt juhtubki. On ju nii, et siis sulle saab osaks see, et võidu eest au ei ole sinule, vaid selle saab hoopiski keegi naine. Siis erantakse naise kätte. Ma loen selle Deborah vastuse siis juba ette. Ma tulen kindlasti koos sinuga. Ainult, et teekonnal, millele sa lähed, ei saa au osaks sinule, vaid issand annab Siisera ühe naise kätte. Ja tundub, et Barak ütles selle peale, jah, ma olen nõus või mis iganes ta võis siis öelda, aga Deborah võttis kätte ja läks koos Barakiga Keedesisse.
ja nüüd siis toimub siis sõjavägede koondamine sealsamas Taabori mäel ja 10 000 meest Sebuloni ja Naftali suguharust tulevad Keedesisse kokku. Väga ilus näide, samas jälle mina mõtlen ka nüüd selle ilusama poole pealt, et tegelikult mees ja naine võivad olla parimad partnerid ka. Et Debora küll ei läinud mõõka võib-olla teritama ja ta ei, ma ei tea, sõjarüü, mingil moel ta kindlasti varustas ennast, aga põhitöö jäi ju meeste hooleks, aga ta oli julgustamas. Ta oli palvetamas, ta oli andmas, ma arvan, kinnitust, pühavaimu kaudu oli seal sõdurite jaoks. Ja ma mõtlen ka, et vaatake, me teame, et lahingud tegelikult ju võidetakse ära juba enne südames oppides, mitte seal lahinguväljal. Ükskõik nagu millised raskused või vaenlased või mis meil takistused meil tuleb ületada. Mõtleme kas või ka sportlaste peale näiteks, et ma kujutan ette, et nad põhimõtteliselt juba mingis osas selle ees oleva spordilahingu võidavad ära enda sees või siis ei võida. Neil on mingisugune teadmine, kuhu maani ma tean, et ma olen kindel ja ma suudan. Mina ise ei ole sportlane, ma ei oska väga hästi ennast suhestuda, aga olen kuulanud intervjuusid ja ma mõtlen, et tegelikult nii spordis kui sõjas sul tuleb vaenlane enda sees kõigepealt ära võita, sest sisemine jõud määrab ära sinu nagu ka selle lahingu tulemuse sageli. Nii et kui Debora ütles Baarakile, et tõuse, sest see on päev, mil issand annab Siisera sinu kätte. Eks ole issand sinu ees välja läinud, nii et väga lihtne. Debora nägi vaimus võitu juba ja kuulutas seda otse kui juba nagu sündinud fakti. Just. Ja Jeesus ütles ju tegelikult sama asja, kõike, mida te iganes palves endale palute, uskuge, et te olete seda saanud ja see saab teile, üsna lähedane mõte. Kui te püsite Kristuses. Kui te püsite minus, eks ole. Nii et see on selline kindel teadmine, et nii on issand ütelnud ja kui me südames usume, et Jumal annab selle, siis me saame selle kätte. Nii et ma usun siin see Debora kinnitus oli nagu ääretult oluline, et toetamas Baarakit, kellel ei olnud miski pärast antud seda teadmist ja kindlust. Aga Baarak teeb korralikku sõda ja võitleb julgesti, et selles ei ole piibel ka kade, et ta räägib seda, millised need võidukäigud olid. Aga tõesti, siis tuleb see viimane nii-öelda otsustav spurt, kus ta läheb Siisarale järele ja mis siis juhtub, eks ju, et räägi sellest. Sa võid äkki lugeda sealt? Tegelikult ja ma ise mõtlen seda ka, et ma isegi ei oska nüüd ütelda, kui palju siin nagu päriselt sõjaks läks. Ma tean, nad pidid vastasega minema vastu kohakuti nende suunas, me läheme, aga tundub, et Jumal lahendaski selle lahingu juba nagu enne ära, kui nad võib-olla päriselt pidid oma käed veriseks tegema. Me ei tea, eks ju, kuidas see oli, aga lugu ütleb küll nii, et Baarak läks Taabori mäelt alla ja tema järel 10 000 meest ja issand viis segadusse Siisera ja kõik sõjavankrid ja kogu leeri Baaraki mõõgatera ees. Ja Siisera astus vankrist maha ning põgenes jala. Ja Baarak ajas vankrid ja sõjaväge taga kuni Harosset Goojemini, ehk siis seal, kus nende kuningas pesitses sisuliselt nende alani. Ja kogu Siisera sõjavägi langes mõõgatera läbi. Jah, siis küll ainsatki jäänud järele, et hiljem. Aga juba oli võidetud, ütleme see moment, mis otsustas, oli Jumala poolt ära korraldatud. Ja see, mis siis siin tegelikult juhtus, tegelikult me saame sellest teada nüüd selles Debora ja Baaraki võidulaulus. Praegu me ei saa täpselt aru, et mis see siis nüüd oli, miks nad järsku kõik segadusse sattusid. Aga üks oluline nüanss ka, mis me alguses ei öelnud, et miks see sõjavägi veel eriti hirmutav oli. Ma mõtlen siin minna vaenlasele vastu. 900 raudsõjavankrit oli Siiseral. Sellist asja ei olnud teistel. Ammugi mitte Iisraeli rahval, see on tänapäeva mõistes on need nagu tankid, võimsad, hirmu äratavad tankid. Ja sa lähed praegu Jumala sõna peale, hakkame aga minema. Lähed jalaväega vastu tankidele. Lähed jalaväega tankidele vastu, jah. Et ma mõtlen nagu see sisemine võit. Baarak teadis, millega see asi päriselt, nagu kuidas ta päriselt välja saab nägema. Jah, et inimlikult on see nagu enesetapp sõna otseses mõttes, aga see sõna oli ikkagi nii kindel, mida Debora andis. Ja nüüd juhtus midagi ja kuna meie saateaeg ei ole väga-väga pikk, siis me võiksime ette ära öelda võib-olla, et mis seal siis võis juhtuda?
no Siisera siis, mis temaga juhtus, seda mõtled? jah, ja tema sõjaväega, et miks nad segadusse sattusid? Jumal tuli ja tegi. Selles mõttes, et ma võib-olla mõtlengi, et võib-olla see Barak oli rohkem strateegia, et mõtleski, et no nagu sa ütlesid, et see on enesetapu missioon, et kuidas me nüüd lähme siin oma nuiadega tankide vastu, et me seda ilma Jumalat ei ole võimalik võita ja Debora, sina oled Jumala naine, sa tuled kaasa ja muidu meie ei lähe. Et aga ja Jumal tegigi nii, nagu ta ütles, just me oleme rääkinud. Aga siis see lugu, mis see Siiseraga oli, et ta oligi põgenemas, eks tema siis sai kuidagi lipsas minema ja sattus siis Jaeli telki, ma ei teagi, mis see Jael võib elas seal siis kuskil ja ütles, et peida mind ära ja kui keegi küsib, kas siin mõnda meest on, siis ütle, et siin ei ole kedagi ja Jael siis ja võta rahulikult tule sisse siia ja puhka natuke paidale teki peale ja siis noh, ma ei tea, kas tele-eetris võib niisuguseid asju rääkida, aga lihtsalt lõi tal telgivaia läbi oimukoha ja oligi siis ära surnud selle peale. Nii et juhtuski see, mis siis Jumal oli öelnud. Nii et mina arvangi, et see oligi täpselt see Jumala ja Siisera vaheline asi ja lihtsalt ta kasutas seda kuidagi, aga noh, siit võib tekib küsimus, et kuidas Jaelil oli selline julgus, aga samamoodi võib-olla Jaeli sellist tausta meile pole väga palju antud, et kes ta oli, kus ta tuli, meil on öeldud, kelle abikaasa ta oli, aga selle kaudu tolle peale, see oli nagu perekonna nimi, aga mis oli see, mis ajendas teda ja mismoodi Jumal teda näiteks oli üldse ettevalmistanud selleks olukorraks, et oli valmis nagu reageerima, mitte nagu peitma ära või põgenemas, noh, nagu me rääkisime, et tol ajal tegelikult sõjapidamis oli väga palju ka seksuaalvägivalda ja kõiki selliseid asju, et noh, naisena, eks ju, kuidas sul tuleb vaenlase sõjapealik järsku uksest sisse, et noh, selles mõttes väga keeruline olukord. No laul kirjeldab pigem vastupidi, et Jaeli osa selles on meelitamine peaaegu, et nagu sa ise ütlesid, et tule mu telki, ma annan sulle teki, ma annan kõik ja seal ütleb huvitava asja, et ja juudid loevad sellesse väga palju rohkem kui meie, et kui palus vett juua, et ma olen janune, siis tema andis talle piima ja andis vaata, et võid. Et see võis ka täiesti olla, et ta tõepoolest andis kuidagi sellise pildi, et siin on võimalik puhata rohkem kui puhata ja siis, kui see mees lõdvestus ja jäi magama, võt siis võttiski. Ka see teki peale panemine, juudid väidetavalt ütlevad, et seal võis olla täiesti sellist sensuaalset meelitamist, et saaks selle mehe nagu ohutuks teha. Ja kas Jael ei olnud ju juut? Ta oli tegelikult selle Moosese äia laste liinist tulnud, et aga ta oli siis nagu geenlaste seast, siis ühe geenlase naine. Aga väga sõbralikud. Aga nendel oli väga hea koostöö just nimelt Kaanani kuningaga, ehk siis nad olid omavahel, ta oli nomaadina elasid, aga Kaanani kuningaga ja Siiseraga oli neil rahu. Nii et Siisera mõtles, et siin on mul liitlane. Aga jällegi huvitav, kust Jael sai sellise idee Jumala vaimust. Tapa see mees ära. Et noh, tundub, et siin on ju plaan, eks ju, Jumal juba ütles ette ju, et sa sured naise käe läbi, et kas me võime ütelda, et eks seda motiivi me ju ei tea, täpselt. Ei tea. Ma täpselt kujutangi seda ikkagi ette, et see Siisera oli mingi väga halb mees, et tema oli mingi teatud reputatsioon, et miks nagu ja see karikas oli saanud täis. Nii et kui Barak tuli sinna, siis ta juba teadis, ta läks ja ütles, et see mees, keda sa otsid, on minu telgis, palun tule. Nii et see kõik see huvi paistab, et on nagu samas liinis kui juutidel selles sõjas, et saada sellest hirmsast vägivaldsest mehest nagu lahti. Ma ütlen lihtsalt selle asja ka ära, et mis seal siis ikkagi võis juhtuda, tuli mingi huvitav loodusnähtus. Tohutu paduvihm, äiksetorm, mis iganes. Laul räägib sellest. Soine Kiisoni jõe org sai ilmselt niimoodi mudaseks, et kõik need uhked sõjavankrid sinna uppusid kuidagi moodi ja ei olnudki vaja muud kui lihtsalt ühte korralikku vihma taevas. Torm võttis, sellest laul räägib, Ja see on hästi tüüpiline seal Iisraeli kõrbes, ongi need, ma ei teagi, kas mis selle eestikeelne selle sõna tähendus on, see on vadi, et kus sellised maalihked ja vesi kogunes kuskil ja siis tuli kõik koos alla. Et see oli üsna tavaline, see on sama lugu, kui ära ehitama maja liivale, eks ju samamoodi, siis lihtsalt see kõik uhutakse minema. Et see on natuke paralleel sellega, aga see on täpselt jälle midagi, mida Jumal kasutas. Et minge sinna, ma saadan sinna selle tormi ja seal tekib mingi täielik.
et see on hästi huvitav on neid 2 peatükki, kui neid järjest lugeda, siis on nagu, kui ma siin ettevalmistades ka mõtlesin, et no 2 erinevat lugu nagu ju. Et ühes kohas on natuke ühtemoodi, teisest natuke teistmoodi, aga kui ma samas me saame mingit detaili juurde ja samas see järgmine peatükk, see 5, siis on ikkagi poeesia. Et seal kindlasti ilustatakse asju, natuke räägitakse läbi kujundite rohkem, et siin ei ole nagu selles mõttes, et nüüd vasturääkivus on, et kuidas nad juba unustas see raamatu kirjutaja ära, mis ta nagu rulli alguses kirjutas. Et selles mõttes, et on nagu täiesti erinev kirjandusliik nagu järsku, sest see on laul. Aga näha on, et Jumala käsi on väga tugevalt, et nad ei ütle, et me pidime kõvasti võitlema või midagi, vaid ta ütleb, et Jumal tuli ja võttis, et see sama mõte, mida ta ütleb algul Baarakile ka. Jumal on ta andnud juba sinu kätte, nüüd meie ainult lähme sellele järgi sinna. See on tehniline teostus nagu ainult veel vaja. Ja ma arvan, see on ka põnev asi, mida tänapäevalgi mõelda, eks ole, et kui Jumal kuhugi saadab või midagi ütleb sulle teha, siis need on tema head teod, milles me saame liikuda. Ta on meile raja ette teinud. See ei ole tegelikult niimoodi, et meie peame nende võimude ja nagu nende autoriteetidega võitlema, vaid tegemist on millegagi, mida juba Jumal on tegemas. Mida te sellest loost nagu mingisuguse sellise olulise kokkuvõtva mõttena tahaksite öelda, kas teil midagi tõuseb esile peale selle, mida me siin küll juba rääkisime, aga mina mõtlen, et elu ilma sõjata nii loomulikus kui üleloomulikus sfääris on mõeldamatu. Et naistena räägime siin praegu, et kuidas naine oma elu tahab elada, naine tahab elada oma elu ilma sõjata. Ja tegelikult kes tahaks, aga mehed on ikkagi oma loomult natukene sellised väljapoole ja võib-olla territoriaalsemad. Ükski naine ei ütle, et ma tahaksin kuidagi moodi nagu, et ma ei valiks oma ellu seda, aga ometi me näeme, et see on paratamatu. Igas asjas on vastusseis, olgu meie füüsilises sfääris, üleloomulikus elus, vaimulikus elus tuleb meil alati ka mõista, et meil on vastane ja meil tuleb võita ära iseennast ka ja oma vastaseid, et see nagu üleskutse olla nagu valmis võitlema ja mitte nagu pistma pead kuidagi sinna teki alla, ütelda, et ma ei taha teada midagi sellest. Ma tahaksin lihtsalt siin elada rahulikult ja jõuda lõpuks sinna taevalinna. Et tundub, et Jumal ei ole jätnud meile tegelikult sellist võimalust. Ma mõtlen ka seda, et kui Jumal kedagi on valinud kasutada, et siis meie võib-olla reaktsioon, et mis nüüd mina, et ma ei oska, mul ei ole seda või toda, ma olen naine või ma olen noor või mis iganes, aga kõik need lood, mis piiblis nagu on, et ühelt poolt see, et Debora tõesti tegelikult oli ka tark ja Jumala sõna täis ja kuulas teda ja loomulikult Jumal kasutas teda, aga samas, kui me vaatame neid teisi tegelasi, kes seal ümber on, siis tegelikult Jumal kasutab inimesi ja ta saab neid nagu sõnaga, et võib-olla selles mõttes minu jaoks on see hästi julgustav lihtsalt, et mina oma puudustes võin olla ka Jumala poolt kasutatud, et kui ma hakkan ise endale vett peale laskma, et mis nüüd see või mis nüüd too, et siis kellele ma tegelikult vastu hakkan, et justkui ma olen siuke võltsi alandlik hästi, aga tegelikult ma seisan Jumala plaanile vastu, et kas ma tegelikult, kui panna see asi perspektiivi, siis kas ma julgen seda nagu üldse teha. Ja teine pool on ka samamoodi see koostöö pool tegelikult, et see usaldus mõnes mõttes, mis Deboral oli ja Baarakil oma vahel oli, et tegelikult me võime teha koostööd, me võime olla head tiim või siuke meeskond. Ja sellest tuleb midagi tegelikult, mida Jumal saab hästi kasutada ja ma arvan, Baarakil oli täiesti ükskõik, et see naine sai selle au endale. Muidugi lähme, Jumal saab ju tegelikult au endale. Et see on sellest laulust tuleb ka hästi välja, mis nad pärast seal koos laulavad. Et minu meelest see siuke pidev võitlemine, et mida keegi võib teha või mida ei või, kui Jumal kedagi kutsub ja saadab, siis kes mina olen, et ma panen ise endale käe ette või kellegile teisele. Ja et ka see, et ma võib-olla pean olemagi meeskonnas või tiimis kellegiga, kellega ma ise omast tarkusest võib-olla ei olekski ja võtta seda vastu ja kuulata, mis nende inimestel on. Nii et ma arvan, et Jumal, kas see küsimus, et kas naine võib või saab midagi teha, siis mina arvan, see küsimus on vale või see vastus on tegelikult see, et Jumal võib ja saab, mida tema tahab. Ja et see on tema otsustada, keda ta kuskil kasutab, keda ta ei kasuta, keda ta varustab ja see ei ole tähendab kerge ka. See võib tähendab, et ma pean sinna eesliinile kaasa minema, nagu Debora läks või kui ta mõistis kohut, kindlasti inimesed ei olnud rahulaatid oma kohtuotsustega ka, et kindlasti ei saa nurinat või mis iganes, aga jääda kindlaks sellele, mis Jumal on kutsunud mind tegema. Minu jaoks võib-olla täitsa põnev oleks ja see mõte tuleb lihtsalt siin koha peal on kontrast tegelikult Baaraki ja Jaeli vahel.
et ütleme, Paraks siiski üritas niimoodi vaadata, et ikkagi tal oleks keegi kõrval, samal ajal Jael, kellesse tehniliselt asi ei puutugi. Tehniliselt ei puutu, isegi vastupidi on. Ja ta läheb välja ja meelitab selle mehe oma telki selleks, et võtta vai ja läbistada ühe korraga kogu selle asja lõpp, nagu panna, ära vormistada. Ja temagi on naine ja tema ei ole kohtunik, tema ei ole võib-olla nii kuulus oma selliste omaduste poolt. Et kurjusele vastu seismine on tegelikult igaühe otsus, et see ei loe sinu staatus ja see, mis rahvusest sa oled, mis kultuurist ja mis võimalused sul on. Kui sul on võimalik, siis kurjusele tuleb vastu seista ja Jumal annab vaenlase sinu kätte, et ka niimoodi võib-olla on huvitav mõelda. Ja väga huvitav vestlus on olnud ja aitäh teile mõlemale, et te olite siin taas kord TV7 stuudios ja suur tänu ka sulle, hea vaataja. Ma usun, et see on olnud hea aeg ja kui Jumal on ka sinu vastu midagi rääkinud ja kõnetanud sind, mis puudutab teisi, siis ole sõnakuulelik ja ole julge. Jumal on see, kes toob meile võidu. Igal juhul aitäh taas kord meiega koos olemast ja kohtume järgmisel korral. Armas televaataja, loodan, et sul on olnud hea ja kasulik aeg meie seltsis. Toetades TV7 tööd, osaled ka ise hea seemne külvamises, mis võib olla õnnistuseks paljudele. Ole julge külvama, et ka lõikus võiks olla rikkalik. Aitäh sinu panuse eest!